No nii, tere hommikust. Kuigi me täpselt ei tea, kas kõik on kohal, et mõni liikluse vaikselt siis, et aga alustame, et kuna päev on suhteliselt pikk tulemas ja teemasid, millest tahaks teile täna kõneleda, on üks jagu, sealhulgas on meil täna põnevad külalid esinejaid. Aga minu nimi siis Tarmo Meresmaa PricewaterhouseCoopersist ja VDC on saanud siis sellise meeldiva võimaluse toetada riiki Rahandusministeeriumi tellimusel siis üleminekul tegevuspõhisele eelarvele. Ja täna me oleme siis kokku kutsunud sellise suhteliselt laia ja avara sihtrühma pea kõikidest ministeeriumitest, kus vist Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisala esindatus on kõige kõrgem. Ja teemaks on küll kulumudelite siis koostamise alused. Milles siis, kuidas seda päev täna täpsemalt kujuleb, esmalt pisut millistest administratiivsetest teemadest ja siis sissejuhatusest natukene selle programmi või tegevuspõhise eelarve eesmärgist ja mõistetest ja seletustest ja sellisest strateegilisest planeerimist, ehk siis natukene sellist teooriat sissejuhatuseks, et me kõik saaksime sellisele ühele laidepikkusele, et kuna ma kõiki teid liiga hästi ei tunne, ei tea, kui palju te varasemalt olete pidanud või saanud võimaluse teemaga kokku puutuda, et siis algatuseks natukene sellisele teooriale tähelepanu panustaks. Ja siis läheks tasapisi nagu sellises päeva esimeses pooles siin punkt 1 on veel spetsiifilisemaks natuke räägiks sellest, mida me oleme ära teinud Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegevuspõhise eelarve ettevalmistamise raames, näiteks juba esimesi selliseid vahetulemusi teile ja selle bloki lõpetab siis Kalle Sotsiaalministeeriumist omapoolse sellise ülevaate senistest tegevustest. Päeva siis nagu selline teine plokk, siis ei ole selline sisuline teema, siis kulumudelite koostamise alused, mis meil peaks sellise kuni lõunasöögini kestma, ühe väikese sellise 10-minutilise kohvipausiga, et sellest räägib nii hea kolleeg Erkimägi teile täpsemalt ülevaade siis sellist teooriast jällegi pisut erinevatest kulumudelite variantidest ja teema liigub järjest spetsiifilisemaks, püüame tuua ütleme tänase seda sihtgruppi arvestades ja neid ajalisi kitsendusi siis ka mõningaid praktilisi näiteid, mis asi see kulumudel on ja kuidas seda võimalik siis lihtsamalt või keerukamalt üles ehitada, millist kasulikku väljundit juhtidele otsuste langetamiseks peaks pakkuma, kuidas ta seostub siis sellise programmipõhise eelarve laiema pildiga. Ja päeva teine pool on siis külalisesinejate päralt. Otsustasime ka tänast koolituse plokki üles ehitades tuua sellist positiivset ja toimivat praktikat avalikus sektorist ja nähtused kuigi ka ametitest ja inspektsioonides riigi erinevates alatates asutustes on ka erinevaid kulumudeleid praktiseeritud ja kasutatud näised riigiettevõtted mõnikord. Need, kes on võib-olla siis olnud seda eeskujulikult teinud või kauem teinud, saanud juba kogemusi, ehk siis nemad võiksid teile täna sellise impulsi anda selleks, et oma valitsemisalas, oma asutustes siis teemaga edasi liikuda. Tänaseks külalisesinejatena 15 Eesti Post esmalt ja siis pärast lõunast pisikest pausi Tallinna lennujaam tuleb räägib oma kulumudelite loogikast. Ja siis jätaks päeva lõppu natukene ülevaateks, et kuidas Sotsiaalministeeriumi valitsemisala projekt edasi liigub, et esmased vahetulemused on olemas, mida te sissejuhatuseks teile tuua, et siis natuke seda teemat avada ja kui siis ka aega jääb, ehk jääb, saame ka arutada. Tekib ka auditooriumis küsimusi, mis ei tähenda, et küsimusi ei võiks siin ka vahepeal esitada meile, et olge vabalt, andke käega märku või häälega, me võtame küsimused vahele. Kui tundub, et palju küsimusi, see pole pigem lõppu, aga pigem küsige. Seda siis nii. Kohvipausides ka nii, et Venekel siis Rahandusministeeriumist ütles, et praegu on kohvipaus väljas teises ruumis.
et kuskil 11 paiku teeme sellise 10-minutilise kergenduse, et siis kohvi vesi idee on seal ootamas. Lõuna 12.30 siis toimub ka seal ruumides umbes tunnikene, et ma täpsustan siis ka, kas me püsime ajagraafikus, aga vast ikka, et 13.30 on siis külaline esine. Ja kui kellegi on muidugi vaja käia kuskil toimetamas, et siis vaikselt tasakesi välja hiilida ja jõusta tagasi, et teineteist ülemäära ei käi. Aga nii, liigume siis teemadel tasapisi edasi, et esmalt ülevaade sellest strateegilise ja finantsjuhtimise reformist, nagu meie oleme nimetanud seda, et riik ise ei ole võib-olla sellele tegevuspõhisele eelarvele üleminekut sellisena nimetanud või käsitlenud. PVC poolt me julgeks öelda, et tegemist on sellise suhteliselt palju muutva strateegilise juhtimise reformiga, et millel on siis mitu dimensiooni, et nii selline strateegiline arengukavade eesmärkide mõõdikute tegevuste süsteem, teenuste teema, siis koosmõjus finantsjuhtimisega. Tuleb alustada ühest olulisest otsusest, et Vabariigi Valitsus on seadnud siis eesmärgiks aastaks 2020 tegevuspõhisele eelarvele üleminekut. See on kogu keskne tuum. Miks ka täna me oleme palunud teie tähelepanu, miks ka meie rolli on rahandus palunud ja siis tasvana on toimunud. Ja see otsus tegevuspõhisele eelarvele ülemineku kavandamiseks ei ole selles mõttes kuigi veel uus. Teemale on tähelepanu juhitud nii rahvusvahelises kui iseriiklikus plaanis juba pikki aastaid. Mõned märksõnad siin just võib-olla OECD erinevate aastate raportite väljatrükkides, mis siis on juhtinud tähelepanu selleks, et sellise nagu järgmise kvaliteedi hüppe jaoks tuleks riigil kaaluda võimalusi strateegilised eesmärgid, arengukavad, mõõdikud ühendada siis nii-öelda rahalise poolega, et tulemusjuhtimisele üle minna, et seda initsiatiivi tuju akronüümina on Rahandusministeerium ka juba pikki aastaid juba eest vedanud, et nüüd on siis kavatsus see Eesti näitel ära sisustada. Ja võib-olla veel pisut taustast, mis on nagu toimunud, et esmane selline eeldus või kogu selle ülemineku nagu mõningane nagu algus sai tegelikult üle 10 aasta tagasi, kui 31.12.2004 aastalõpu seisuga riik võttis kaasa finantsaruandluses tekkepõhise arvestussüsteemi ja loobus siis finantsaruandluses või raamatupidamise kassapõhisest arvestuspõhimõtetest. Et see oli selline nagu esmane selline nagu korralik kvaliteedihüpe. Aga pärast seda nüüd on 10 aastat riik käinud pisut nagu erinevat jalga, et eelarve koostamine oli kassapõhine aastal 2016, aga finantsaruandlus oli tekkepõhine. Et selline mõningane nagu erisuunaline liikumine sai siis 2015 suvel tekkepõhise eelarve koostamise juhendite, metoodika ja otsuste taustal siis ka nagu ellu kutsutud, et nüüd võib öelda, et 2016 alates eelarve koostamise protsess ja aruandlus käivad ühti jalga. Arvestuspõhimõtete mõttes siis on liigutud kassapõhiselt tekkepõhisele, et see protsess on tegelikult samal ajal tegelikult paljudele teadavalal toimimas, arenemas, käimas. Aga see iseenesest ei olnud eesmärk omaette. See kõik on olnud, võiks öelda, vajalik ja oluline selleks, et liikuda ja teha nüüd järgmine selline oluline kvaliteedihüpe, mis on siis see tegevuspõhine eelarve. Et mis ta nagu oma käsitluses on, et ta selliste mõningate eelistama püüaks teda iseloomustada. Jutuga täna selle koolitusel puudutama neid eeliseid ilmselt mitmel puhul ja selliste spetsiifilisete näidetega, aga eelkõige on siis eelarve kulude sidumine strateegiliste eesmärkide ja arengukavadega. Kui me mõtleme praegust riigieelarvet, siis ta oma sellises ülesehituses põhineb sellisele kulupõhisuse loogikale, et on tööjõukulud, majandamiskulud, finantskulud, investeeringud ja nii edasi, et selline tavaline
vaade, aga selline nähtav seos riigi strateegiliste eesmärkide elluviimisega nagu puudub. Tegevuspõhine eelarve siis taotleb ühendada programmid, meetmed, tegevused, eesmärgid sellise rahalise dimensiooniga. Et see peaks siis eelarve koostajatele, kinnitajatele või laiemalt avalikkusele pakkuma mitmekesisemat informatsiooni. Ja keskendumine kulude asemel jällegi lõppeesmärgile, et mõneti võiks võib-olla öelda, et praegune riigieelarve struktuur pisut kulupoolsele vaatele keskendub, et riik keskselt ütleb ministeeriumitele või haldusasutustele, haldusaladele ette, et kui palju mingit sorti riigi kulutusi teha tohib. Aga tegelikult peaks hakkama liikuma sinnapoole, et riik hakkab keskselt ette ütlema, kui palju millises kvaliteedis teenuseid tuleks osutada, kui palju siis need teenused, ühed või teised või programmid riigile maksma lähevad, palju siis mingite eesmärkide saavutamiseks ressursse eraldatud on, et me hakkaks rääkima pigem sellest sisendi poolest rohkem selle väljundi ja eesmärkide dimensioonis. Et see on muidugi mõistagi selline nagu protsess ja üleminek, ja kindlasti ei saa üldistada, et seda seni üldse ei ole tehtud, aga keskselt võib-olla selline dimensioon puudub. Tõesem informatsioon läbi teenuste tegeliku maksumuse pildile toomise või programmide tegeliku maksumuse pildile toomise võimaldab selliseid juhtimisotsuseid veelgi kvaliteetsemalt langetada, et see võiks olla ka üks selline iseloomustav asjaolu. Ja miks mitte võiks isegi niimoodi mõelda, et kui riiki või asutused oma strateegiliselt seatud eesmärkide saavutamist juhivad, võib ka mõelda nii, et riigitöötajate tulemusjuhtimine, tulemustasustamine on ühendatud läbi sellise sarnase loogika kogu selle kontseptsiooni. Usaldusväärsus jällegi on selline märksõna, paremad juhtimisotsused, ärianalüüsi võimekuse kasvamine võimaldab selliseid ümberkorraldusi paremini planeerida ja läbipaistvuse suurenemine. Ka avaliku sektori erinevaid asutusi, ministeeriumeid saaks üldselt sarnastel alustel võrrelda. Et sellised iseloomustused. Siis pisut sellisest strateegilisest vaatest või sellisest eelarve planeerimistasanditest, millest me räägime. Et see kõige kõrgem hierarhia hakkab siis tulemusvaldkonnast, mis on ütleme siis Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ka eelduslikult otseses seoses ja riigieelarve strateegia selline valdkond. Samal tasandil asuvad siis valdkondlikud arengukavad, millele Vabariigi Valitsus on seadnud sellised pikaajalised eesmärgid ja nende eesmärkide saavutamiseks siis üks või mitu sellist mõõdikut, mille abil nende eesmärkide täitmist vaadata, et selline võiks olla siis tulemusvaldkond veelgi näitlikustada on siis siseturvalisus, näiteks siseturvalisuse arengukava kontekstis või midagi muud, et Sotsiaalministeeriumi osas näitame neid spetsiifilisemalt. Ja üks selline tulemusvaldkond koosneb selles loogikas programmidest. Programm on nagu kogum või tervik kavandatud need eesmärkide elluviimiseks kavandatud meetmetest, tegevustest, mõõdikutest, rahastamiskavast. Üks selline terviklik juhtimisinstrument. Ja seda me nimetame strateegiliseks planeerimistasandiks. Läbi siis ütleme programmi on see link ja seos tulemusvaldkonna taustal seatud eesmärkide elluviimiseks. Ja mis siis nagu hästi oluline mõista on see, et igas selles strateegilise tulemusvaldkonna juures on iga üksik asutus, et me räägime täna keskvalitsuse tasandil 202 asutusest ja me keskendume täna siis ka sellele asutuse kulumudelile, mis läbi siis teenuse peaks toetama programmide kaudu tulemusvaldkonna seatud eesmärkide elluviimist, et see asutuse kulumudel ja tänane kulumudelite koostamise lähenemine taotleb
teenuste tegelikku õiglast maksumust erinevate siis kulumetoodiliste arvestuspõhimõtete välja arvutada. See keskne aluspõhimõte ja tuum lähtub sellest, et programmi eelarve koostamine tuleneb teenuste tegelikust maksumusest, ehk siis ühe asutuse kogu eelarve tuleks kuidagi ümber jaotada selle asutuse poolt osutatud teenustele ja teenused siis on omalt seotud ja ellu kutsutud programmides, mis siis kõik peaksid kaskaadina toetama kõige kõrgema strateegilise tasandi eesmärgi saavutamist. Sotsiaalministeeriumi näitena on siis näiteks mingisuguse absoluutse vaesuse vähendamiseks tehtav pingutused, milliseid teenuseid, palju ressursse siis sellise absoluutse vaesuse vähendamiseks, mis riik on seadnud, siis ellu on kutsutud. Ja, küsimus FRL Kaitseministeeriumist, et kas teenus selle skeemi järgi asutuse kulumudelis on võrdne tulemusvaldkondade hierarhias alategevusega või see skeem pigem näitab, et teenused lähevad strateegilise planeerimise tasandisse kuidagi hajutatud, et teenus ei võrdu alutegevusega, ühe teenuse sees on mitu erinevat alategevust. Mida see skeem täpsemalt näitab see teenusest minev noor alategevusse? Ma ei tea, kui palju FRL küsimusest laiem auditoor täpselt aru sai, see eeldab võib-olla natuke varem kokkupuudet selle pildi või eelarve klassifikaatori planeerimistasanditega, aga kui tehnikult rääkida, siis Rahandusministeerium on võimaldanud praegu jätta need vabaks, et kas on selles strateegilises kihis tegevus, võib olla ka alategevus nimetatud. Sotsiaalministeeriumi näitel lõpeb strateegilise planeerimise tasand tegevusega ja siis üks tegevus koosneb asutuse tasandiga teenustest. Aga võib ka niimoodi minna, et see programmi struktuur ehitatakse üles alategevusena ja siia panustab ühti alategevusse, siis panustavad teenused Kaitseministeeriumi valitsemisalas, mis teie mõttes arendusühing, mis on siis kulumudelite kaudu arvutatav teenus, eks ju, on siis mingisugune võime või pataljon. See on siis ilmselt selles kihis, et peaks vist niimoodi. Ehk et küsimusele võib-olla täienduseks, et mõndadel juhtudel võib teenus võrduda alategevusega, aga hea praktika kohaselt ei tohiks nad dubleerida. Ehk et kui praegusel joonil, kui üldse alategevusi moodustada, siis alategevus peaks olema teenuste grupp kõige paremal praktikal. Et üks ühele niisugust hierarhiat ei oleks mõistlik puutuda. Et see veel ilmest, et kusagil peaks kokkupuute punkt tekkima, et meil on 200 pluss asutust, kes siis oma teenuseid, kui ka mõelda, et teenus võib olla ka sünonüümina mingi toode või ülesanne või protsess isegi, et väga erinevat asutust kasutatakse samatähenduslikke termineid, siis see kokkupuude just selle kõrgema strateegilise instrumendiga võib olla erinevates kihtides, siis läbi teenuste portfelli gruppide siit. Aga ma arvan, et kahe slaidi pärast saan näiteks Sotsiaalministeeriumi harjutuse vahetulemuste kaudu teine seda teooriat natuke paremini leitlustada. Aga see mõte ja on siit võib-olla seda kaasa võtta, et me täna nagu keskendume on siis kulumudel, asutuse tasandi kulumudel, mis siis peaks toetama asutuse osutatavate teenuste maksumuse arvutamist. Ja siit edasi on siis juba selline konsolideerimisharjutus, et erinevad asutuse tasandi teenused saaksid siis sellise läbi eesmärgi loogika kõrgemale tasemele kokku viidud. Ja mis need teenused nagu on, et täna võib-olla on MKM-i initsiatiivi teabehandluse määrus, mis ei ole vastu võetud, toomas sisse riigis sellise nõude teenuspõhise juhtimise ja see eelnõu on neid mõisteid ja seletusi tutvustamas, aga samas teenustest räägivad kõik natukene isemoodi, et rahandusel on võib-olla oma vaade, et Riigikantselil on natuke oma vaade, ministeeriumides on erinevatel aegadel erinevad mõisted olnud, et meie eesmärk ei olnud ka kindlasti neid juurde tuua, aga selle tegevuspõhise eelarve metoodika, mis ei ole nagu veel valmis ja need juhised ei ole lõpuni valmis
nägid ette nagu vajadust kuidagi seda selgust tuua, et need samad teenused asutuse tasandil võiks tinglikult jaotada selliseks lihtsalt 3 eri tüübiks, et ta ei ole niivõrd võib-olla väga oluline selleks, et kas need on vajadused või mitte, aga ma käin korra läbi. Põhiteenused, kes seda MKM-i poolt koostatavat teadusandluse määrust eelnõu on lugenud ja sellega pidanud kuidagi kursis olema, et siis tema jaotab nüüd avalikud teenused ja teenused 2 tüübiks on kaudsed teenused ja otsesed teenused. Otsene teenus ja keskne on selline klassikaline, et seal on siis kodanik või ettevõtjad pöördunud riigi poole otsese teenuskontakti kaudu teenuse saamiseks. Kaudne teenus võiks siis olla kõik midagi sellist, kus kodanik otseselt ei pöördu riigi poole, aga riik osutab seda teenust. On siis tänava valgustusest piiri valvamine. Kõik saavad aru, et see on oluline, see on asutuse tasandil nii-öelda teenusena defineeritav. Seda saab lihtsalt näiteks sihtrühma või muud viisil eristada. Ja siis see 3. dimensioon, mis nähtus meil olevat vajalik pildile tuua, on just seetõttu, et oleks avaliku sektori sisene teenindamine, kus üks asutus, kas siis teise asutuse otsesel tellimusel või ka tellimuseta osutab teisele asutusele teenust. Aga ütleme, seda teoreetiliselt tehakse selleks, et teine asutus saaks siis nii-öelda oma põhiteenust osutada ikkagi kodanikule ettevõtjale, et selliseid sisetehikuid saaks teoreetselt pildile tuua. Ja see tõstatus meil võib-olla just seetõttu see 3. dimensioon teenuste sellisena nimetamisel, et muidu vastasel juhul ei ole võimalik asjakohaselt ühe asutuse kõiki teenuseid või kogu eelarvet nagu ümber jaotada, et võib-olla selline hea näide on erinevad infosüsteemi või registrite ametid, mis riigil on olemas. Et peavad mitte alati, aga suhteliselt olulisel määral toetavad või osutavad teenuseid teistele valitsemisele asutustele, kes siis saavad kodanikule ettevõtjale edasi seda teenust osutada, et vajatakse keskselt teatud andmeid. Et selles mõttes, mis on ühe asutuse jaoks põhiteenus, tegelikult toetab läbi teise asutuse selle teenuse osutamist kodanikule. Pisut segaseks läks, aga seda teevad segastada. Mis siis Sotsiaalministeeriumis tänaseks tehtud on saadud valmis sellise intensiivse töö tulemusel üks selline struktuur või programmi kuudeks, mida tuleks siis lugeda sellisena, et kui lõpeb jälle sellele strateegilisele planeerimise tasanditele, siis see tulemusvaldkond on siin kõige kõrgem hierarhia, näiteks tööturg, ja selle tulemusvaldkond on üles ehitatud heaolu arengukava taustala. See koosneb ühest programmist, mida nimetatakse tööprogrammiks. Selle tööprogrammil on üks meede, selle meetmel on kokku 6 tegevust, mille kokku tuvastasime, et sinna sellesse programmi panustab 49 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala teenust. Need tulevad erinevatest asutustest, et järgmises slaidis on seda pilti võimestada. Siis järgmine valdkond on sotsiaalne kaitse, see on kõige kõrgemal strateegilisel tasandil. Sellele sotsiaalse kaitsele on seatud pikemaajalised eesmärgid, mõõdikussüsteem. Seda teostatakse läbi siis 3 programmi. See on sotsiaalkindlustuse programm, hoolekandeprogramm, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise programm. Ja kõik jällegi tulevad heaolu arengukavast. Ja need programmid siis omakorda koosneb sotsiaalkindlustuse programm 1 meetmest, 4 tegevusest, 15 asutuse teenusest. Kas teenused peavad olema kõik rahalise vaatega või olla ka teenus, mis on ilma rahalise vaateta? Milline on teenus, mis on ilma rahalise? Ehk siis ma küsin seda, et ma lähtuks võib-olla sellisest teooriast, et ma ei saaks teenust osutada, sest ma ei kasuta ikkagi mingit ressurssi selleks. Inimene teeb midagi, kasutan seadmeid varasid, kas või ebaolulises osas, aga mis kasutan. Et tegelikult võib alati mõelda nii, et ma ei kujutaks ette, kui on pildil teenuse osutamine, mis on nullhinna. Et see oleks selles mõttes pisut nagu veider. Küsimus on võib-olla aru saada, et see võib tuleneda võib hoopis sellest väljakutsest, et ma ei oska hästi asutuse eelarvet selle teenusele ümber jaotada, aga võib tulla ka muidugi muudest asjavalmistest.
et minu pigem vastus oleks, et ma ei kujuta ise ette, et teenuse portfellis on nullhinnaga asjad. Ta võib siis olla nii-öelda teoreetiliselt tulevikuteenus, kui me sellest räägime. Me tahaks midagi osutama hakata selleks, et paremini strateegilisel tasandil seatud eesmärkide elluviimist toetada, et meil oleks vaja kavandada selliseid ja selliseid asju kodanikele, ettevõtjatele, et siis saaks nii-öelda sellist hüpoteetilist harjutust kuule, et anda pildil hoida, sellisena võiks seda kindlasti mõelda. Ja kokku siis meil õnnestus kaardistasime ära 8, ütleme siis Sotsiaalministeeriumi keskse valitsemise või juhtimise all olevat programmi. Siis sellised joone all märksõna on võib-olla see pilt, et STAK või siseturvalisuse arengukava annab muu hulgas ülesandeid ka Sotsiaalministeeriumi. Annab selle eesmärgid, rahad, mõõdikud, tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika programm. See koosneb ühest sellisest meetmest, 3 meetme tegevustest ja konkreetsemalt siis 7 teenusest. Et STAK sellises valitsemise korralduses kuulub pigem Siseministeeriumi juhtimise alla, aga ta on selle mõttes pildil, et sealt tulevad ka soomidega ülesanded. Tegelikult selliseid valdkondlikke arengukavasid, mis riigis annavad valitsemisalati asutuseti üksteisele ülesandeid, neid on palju. Ja see juba nõuab sellist juhtimisstruktuuride ülevaatamist ka lähiajal, et kas selline väljakutsuvad küsida, kas selline ministeeriumite teatud silotornide juhtimisstruktuur tulevikus ka kõige asjakohasem on, või me peaks hakkama mingisugust muud juhtimisstruktuuri just selline tulemusvaldkondade programmide mõttes ette nägema, et neid küsimusi tuleks ka paralleelselt vaadata, et täna me näemegi võib-olla kõige suuremad väljakutset just sellistes küsimustes, kui on laiemad või sellised valdkondlikud arengukavad, mis annavad ühest valitsemisalast ülesanded mujale, et siis see vastutus hakkab hägustuma, eesmärkide täitmine, eelarve ei liigu nagu tihti taas ülesanne tuleb, raha ei tule, eks ju, et aruandlusmehhanism tõesti ei toimi, et kes kellele siis ministri tasemel või kantsleri tasemel kusagil peaks aru andma, et see tegelikult on päris suur väljakutse. Ja siis siin joone on üks selline pisut selline erakorraline asi, mida me nimetame administratiivprogrammiks, mida tuleks mõelda võib-olla sellisena, et ta ei ole ideaalis üldse, ei peaks pildil olema. See on siis, sinna kuuluvad sellised kulud, mida ei osata sisulistele programmidele või teenuste tänavu peale jaotada, et võib-olla kaks näidet on siis näiteks Sotsiaalministeeriumi asutusena ise, mitte tema siis sellised toetavad kulud ei ole olnud praegu ka neid keerkusi ja ülemineku tempot arvestades olnud nagu lihtsalt ümberjaotatavad sisulistele programmidele, et siis sellega võtame natuke aega. Ja siis vast äsja on loodud selline asutus TEHIK, mis on alles nagu sellises loomisjärguseks, siis me ei olegi nagu selle asutuse teenuseid saanud nimetada ja selle tõttu ka TEHIK-u poolt osutatavate teenuste hinda ei ole sisuliste programmidele ümber jaotatud, et on antud selline ülemineku aken ja siis kõik sellised erindid on praegu sinna programmi nimetatud. Aga teoreetiliselt peaks ikkagi niimoodi mõtlema, et kui meil on valitsemisala eelarve 100%, see kõik peab olema ümber jaotatud mingisuguste jaotusmehhanismide alusel tulemusvaldkondadesse programmidesse. Et ei saa nii jääda, et mingid eelarve osad jäävad siis kuhugi õhku rippuma. Et selle võrra võiks teoreetiliselt öelda, et mõni sisuline programm on alahinnatud selle mingi programmi maksumuse võrra. Aga see pilt siis, ja võib-olla siin selle joonega ma ilmestada, et mida see ka kulumudel toetab. Kulumudel siis eelkõige hakkab selle tasandi ehk siis teenuste maksumust arvutama, et see 230 teenust, mis õnnestus hetkel Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas ära kaardistada,
peaksid võrduma kogu valitsemisala eelarve ja igas asutuses peaksid olema lihtsam kui keerukam selline arvestussüsteem, mis teenuste kaudu programmide eelarvet ära ühendab. Korraks tohib selle viimase slaidi kohta kokku. Üks täpsustus sisuliselt. Ma sain õigesti aru, et see programm adminis on valitsemisele tegevused, põhimõtteliselt kaob ära tulevikus, need tegevused kulud lähevad teiste juurde. Just, et programmid eelarve võrdub tulemusvaldkondade eelarve. See on erandi rida praegu siin, sellepärast, et see üleminek. Siin tuleb selles mõttes soovi tunnustada, et tegemist on ikkagi sellise sisulise õigel teel oleva üleminekuga, aga seab ikkagi väljakutseid ja keerukusi ja on teatud erindeid ja siis tuleb võtta natuke aega, et jällegi peaks vaatama suurt pilti, et kogu valitsemisala eelarve on mitmes miljardis, eks ju, et niivis on praegu mingisugune paar 30 miljonit, eks ju, et kogu nii-öelda valitsemisala on vaata seda programmi eelarvet kokku või programmide eelarveid, mis seda moodustab ka suhteliselt vähetähtsa osa, et ta ei mõjuta ilmselt nagu laias pildis neid juhtimisotsuste langetamist. Aga sellegi poolest, et see tihti ei peaks tekkima üldse. Sellist maatrikstabelit ei taha pisut natukene nagu kohmakas siit lugeda, aga peaks siis võib-olla mõistma niimoodi, et siin esimeses sambas on need eelmisel slaidil näidatud programmide akronüümid, et see HEA1 on tööprogramm, et siis tööprogrammi panustas 49 teenust ja need tulevad siis näiteks Assam kutserehabilitatsiooni keskusest 23 teenust, riiklik lepitaja ühe teenusega, et siin võib veel arvestada, et teatud erindid on tehtud taustal, et me tuleb lepitaja nii-öelda nagu asutuse või institutsioonina on suhteliselt rahalises dimensioonis vähem oluline või vähem mõjus selles mõttes, et me teeme talle erandina ja hakkame tema teenuste nomenklatuuri ülemäära kaardist ja nimetasime, et üks asutus, üks teenus ja kogu eelarve läheb ühe teenuse kaudu tuleb pildile. Aga et Sotsiaalkindlustusametlik 3 teenust ja ministeerium ise siis asutab selles nii-öelda programmis 16 teenust ja siis on siin Tööinspektsioon 6 teenuse. Ja teistpidi saab seda siis vaadata ka selles struktuuris, et kui palju 230 teenust on siis asutuseti ära jagunenud, et siin kindlasti domineerib ministeeriumi asutusena ise 79 osutatava teenusega. Täna on seda nagu raske ka öelda, et kas on palju, vähe, skaalal hea all, et meil ei ole sellist head võrdlusmomenti, sest teiste valitsemisalad ei ole päris sellisele vaatele veel üle läinud ja sellist võrdlusmomenti ei ole tekkinud, aga siiski ta toob jah sellise nagu pildi, et kus milline asutus, millises programmis oma teenuste kaudu toimetab. Palun. Ma tahan küsida avalik-õiguslike kohta, Haigekassa ja Töötukassa, et kas nende teenused on praegu Sotsiaalministeeriumi all või neid pole siin üldse? Nad on, põhimõtteliselt on see loogika selliselt, et nad on rahavaatest küll meil seal ja meie teenus seal on raha vahendamise teenus ehk me anname et kui vaadata seda HEA1 on ja meil on 16 teenust, siis väga palju need on sellised, kus meie teenus on see, et me anname raha edasi Töötukassale ehk raha edasiandmise teenus. Et sisuliselt meil ei ole veel seda pilti, et meil oleks Töötukassa teenused eraldi ära nagu lahti tehtud, sest Töötukassa on avalik õiguslik haigusega. Siin on just vaatame seda küsimusi nõustatud, et kes on omanik, kes on see teenuse omanik, kes seab eesmärgi, kavandab sinna selle eesmärgi täitmiseks mingisugused mõõdikud, kelle käes on rahakott ja ta on korraldanud selle läbi regulatsioonid, siis praegu niimoodi, et Töötukassa võiks ju toimub. Aga seda tuleks siis sellisena nagu käsitleda. Et seetõttu teenust kasutamine on, seda teenus ise on see mitmekesine, konkreetselt teatud mõttes nagu vahendite vahendamine, aga ta võib olla ka tänava valgustusest kuni ravimi müügiloa väljastamine, et nomenklatuur on kirju. Et selline pilt. Ja veel näidata need näited, et meil taustal on see kaskaad nagu ees, et kuidas seda lugeda, et näiteks tööturg tulemusvaldkonnana koosneb ühest programmist, öeldes tööprogramm näiteks. Konkreetselt sellel on üks meede, mis on nimetatud kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine.
ja see koosnes 6 nii-öelda tegevusest, näiteks 3. tegevus on töö elu kvaliteedi tagamine. Ja see 3. tegevus siis nüüd juba asutuse tasandil see teenuse kiht, Tööinspektsiooni teenused, näiteks töövaidluste lahendamine, tööõnnetuste uurimine, nõustamisteenuse osutamine ja nii edasi, see kaskaadliiklus. Et sellist nii-öelda vaadet on võimalik sisse tuua. Et see, mis on nii-öelda siis asutuse tasandi nii-öelda juhtimisinstrument, asutuse juht, juhtima teenuseid läbi oma personali nii-öelda panustab siis läbi nende tegevuste meetmete selle programmi kõige kõrgema tasandi siis tööturu seatud strateegiliste eesmärkide eluimiseks. Kui see eesmärk, mis siin nii-öelda Vabariigi Valitsuse poolt on seatud, kesk nii-öelda vaade või pikk vaade, võiks ju ka niimoodi mõelda, et kui need eesmärgid ei saavutatud, sihttasemed, mis on seatud, ei saa saavutatud, siis on kuskil hariduses on mingi viga. Et kas programm ei ole mõjusalt efektiivselt üles ehitatud, kas siis nii-öelda või on asutuse tasandil valed teenused osutatud, valed sihtgruppi vaadatud, sihtrühma vaadatud, et saab sellist analüütikat hakata mitmekesiselt tegema, et vaadata siis nii-öelda üle seda programmi loogikat, muuta teda pidevalt ajas, seda dünaamikat, majanduskeskkond või iganes muid asjaolusid arvestades, et liikuda jälle selleks, et need strateegilise tasandi eesmärgid saaksid taastada. Seda teine vaade näiteks perepoliitikast, see kaskaad näeb meil välja selline, et siin on laste ja perede programm, koosneb sellisest meetmest nagu kõrge tööhõive taset rohkem sellist näiteks iganev inimesed siin olema, et ütleme tegevus on siis toimiv lastekaitsesüsteem ja konkreetsesse teise tegevusse panustavad siis erineva asutuse teenused, näiteks Tervisearengu Instituudist on lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmine, Sotsiaalkindlustusametist panustab sinna lastekaitse korraldamine, aga muu hulgas ka näiteks laste abitelefoni, asunud laste telefoni teenus. Et võib ka ju nii olla, et mitmed asutuse teenused panustavad ühte samasse programmi. Et täna teatud lihtsustuse huvides sellist olukorda me oleme püüdnud vältida, et ühe asutuse teenus samal ajal panustab mitmesse erinevasse programmi, et peaks hakkama selle teenuse maksumust veel mingisuguse mehhanismiga kuidagi nagu laiali lööma, et praegu üks asutuse teenus on siiski selgelt ühe mingi tegevuse osa. Et see, palun. Lihtsalt, et seda mõtteloogikat näha, et miks on lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmine, mille alusel on see nimetatud teenuseks, mitte see ei ole näiteks tegevus. Ja miks on tegevus näiteks toimib lastekaitsesüsteem ja mitte, et see ei ole näiteks kuidagi kvalitatiivselt kirjeldatud tegevuse tulemus. Kuidas te selle teenuste loeteluni jõudsid? Kas sellest hiljem ka räägite? Kuidas teenuste loetelu, mis see standard oli? Kus te seda puud üles ehitama hakkasite, öeldes, et see on teenus, see on tegevuse tulemus, see on meede? Me täna, kuigi Edgar hea meelde tahaks sellest sinuga rääkida, küsimus on õige, et aga me teenuste teemadest ei jõua väga palju rääkida, et me peame sellele kulumudeli tegema. Et nendes semantilistes sõnadesse ei tasu võib-olla kinni jääda, et nende igal on tegevusel seletust taga, et võib-olla siin mõne teenuse sõnastamine võib anda sellise nagu väära signaali, et äkki ta ei ole üks või teine, et praegu saame lähtuda sellest, et ministeeriumi enda strateegid ja asutuse tasandi juhid, kes on seda harjutust koos toimetanud ja veebruar on teinud parima arusaamise kohaselt täna selle harjutuse valmis ja sellega selles mõttes ka jätkama, see ei ole staatiline. Kui me hakkame nüüd asutuste kulumudeleid välja arendama, siis me tuleme ikkagi tagasi sellele, kas see teenuse nimetus või teenus ise on piisavalt sobivas detailsuses ja või äkki on kuskil programmi tasandil tegevused mingi asjakohaselt nimetatud ja tuleb üle vaadata seda, Aitäh selle vastus, mis saad selgitama küsimus ei olegi niivõrd selles nimetades kui sellises, vaid nende sobilike referentside leidmiseks, sest tulemuseks on midagi sellist, kus riigiüleselt peaks olema tegevused enam-vähem sama üldistusastmega, et nad oleksid tulemuslikkuse ja raha osas võrreldavad. Selleks peavad olema mingisugused asjad, millest lähtuda sellest üles ehitamisel. Iga ministeerium peab muidugi ise aru saada, aga see on see, kuhu me oleks välja tahtnud jõuda, ka meil on see ka teiste asutustel üles ehitamisel. Ma
tahtsin seda öelda, võib-olla Maalis ka siin võib-olla aitab, et see tegelikult oligi kõige raskem koht meil. Et see detailsuse astme leidmine, et mis on, kui detailselt tuua nagu tegevusse ja kui palju, mis asjad on teenused. Ja siin selles mõttes tuli, see on see vaate küsimus, mis tuleb nagu katsetades nagu leida, et mis tasandil tuua see sinna tegevusse. Ja seal on muidugi see ka, et kuidas seda nagu see eelarved, et hinnastada neid teenuseid. Et see on ka nagu mängida. See taga oli tööl. Tahtsin teile küsida, et te toote siia ainult, eks ju, TAI ja SKA need tegevused siia või teenused. Aga kas siia ei oleks võimalik tuua seda sama sommi, te ütlete raha edasiandmise teenus? See tähendab seda, et selle 4 meetmega Sotsiaalministeerium ise panustab raha edasiandmisega. Et seal on 4 teenust teil, eks ju, siin ära kaardistatud Sotsiaalministeeriumis. Ja ütlete, et Sotsiaalministeerium ise on selline teenus, et annab raha edasi. Just oli eelmisel slaidil, siin samas oli kirjas, et teenus on raha edasi andmine. Ei, kindlasti seda ei ole, et siin võib olla see on üks variantidest, et üks mitmekesistest. Teised võivad olla, näiteks on meil need toetusandmise tingimused, mis me tegime nagu eraldi seisvalt, on need välisvahenditest jagatavad programmid, mis me panime eraldi teenusteks, et need on need komponendid ja osad, mis Sotsiaalministeerium teeb, on tegelikult ka sisuliselt teenused. Need on poliitilised eesmärgid ja asjad, et kuidas seda nagu siia kirja panna? Et ta teeb poliitikat, ministeerium teeb poliitikat, et siis seaduseid, siis mismoodi seda teenust siia kirja panna? Me kaardistasimegi praegu kujundamise teenust konkreetses valdkonnas, et laste perekond on siis laste perekond kujundamise. Aga ma julgen võib-olla tähelepanu, et siin näiteks mingi kiis on ministeeriumi 2 teenust, et siis tegelikult see taustal on päris palju selliseid just koordineerivaid või poliitika kujundavaid tegevusi, mida ka ministeerium ise täna ei osanud hästi defineerida võib-olla teenusena. See on selline igapäevane tegevus paljuski, eks ju, et mis ta täpselt siis, eks ju on, et Tiina soovib täpselt. Ma sellele HTM-i küsimusele vastan, et see on natuke teise nüansiga selles mõttes, et see raha edasi maksmise teenused nii-öelda, et kuna Töötukassal on omad õigused, et ta ei ole nagu, ta ei ole riigieelarves, talle eraldatakse raha ja ta on Sotsiaalkindlustusamet, kus on, tal on nagu teised õigused ja iseseisvus. Et selles mõttes ka tema ise kujundab seda poliitikat, et ministeerium kujundab ja tal on õigus ise ka rääkida, et selles mõttes see on nagu natuke teise nüansiga. Aga jah, et kindlasti need küsimused tekib ja kas siin on nagu õiget valet olemas, et peabki nagu võib-olla mõistma, et praegu käib paralleelselt see ülemineku kavandamine, aga paralleelselt käib ka pidevalt erinevate metoodiliste juhismaterjalide nagu väljatöötamine ja arendamine samal ajal, et ei ole nii, et riik on keskselt jõudnud nii-öelda selle ülemineku metoodika, juhismaterjalid, kõik võimalikus sobivas ja võrreldavas detailsuses valmis teinud. Nagu selle Edgari küsimus mõte on õige, et ta taotledki ja tuleb ühtlustada, et seda võrreldavust tagada, aga elu on mitmekesisem, et meil on väga erineva struktuuriga ja ülesehitusega nii valitsemisalasid kui asutusi, mõned keerukamad, teised vähem keerukamad, ühel ühtemoodi iseloomuga ülesanded, teisel ülesanded ja tagamaks, et nad kõik päris ühtse sobiva detailsusastmega toimetavad, on parasjagu väljakutse. Aga veel sellest teenuste teemast, et ka teenuste kirjeldamise koolitusmaterjalid said välja töötatud selle projekti algfaasis, mis tuginevad MKM-i teadaandluse määrusele ja rahanduse poolt loodud erinevatele tegevuspõhise eelarvega ühendatud sellistele juhendmaterjalide ja kavanditele, et selles mõttes sealt kaudu me loodame ka seda ühtsust tegitada, kui ka teised valitsemisalad hakkavad üleminekut kavandama, et siin peab nagu mõistma, et SOM on selles mõttes
nagu esimene, et jah, HTM on teinud iseseisvalt siin juba varasemalt selle ülemineku, et seda täna ka põgusalt natuke kommenteerime hiljem Erkile poolt paari näitega, aga et võib-olla me ise julgeme täna öelda, et SOM on sellist nii-öelda võib-olla kõige ligilähedasemalt õigeid võib-olla samme astumas selle nii-öelda metoodilises mõttes ja usun, et see aeg edasi, kui teistes valitsemisalades seda praktikat juurde tuleb, siis tuleb ka SOM-ile nii-öelda lähenemisi üle vaadata, et midagi on nagu saanud. Aga ma annaksin selleks, et me läheme nüüd kella 10-st edasi kulumudelite koostamise nii-öelda teemadega pisut sõna Kallele, kes siis nii-öelda omalt poolt selle jutu taustal räägib, kuidas tema siis ministeeriumi juhina seda üleminekut näinud, läbi elanud ja mis on tema mõtted selles protsessis. Kohe liidistame. Aga tegelikult väga paljud märksõnad on juba siin läbi käinud, et mis ma oma siin kritseldasin hommikul, et mida ma tahtsin rääkida, et esmalt otsus selleks, et me peaksime üle minema tegevuspõhisele eelarvele, siis ma hakkasin mõtlema, et mis on need eeldused ja kas meil need eeldused on paigas. Esimene ja minu jaoks olulisem oli see, et kas meil ministeeriumi strateegiline raamistik hõlmab kõiki meie tegevusi. Jah, hõlmab, meil on heaolu arengukava, laste perede arengukava ja rahvatervise arengukava. Meie esialgne ambitsioon oli see, et et meil on küll raam paigas, aga tahaks, et see raam oleks parem. Meil rahvastiku tervise arengukava on juba hilgemast aadamist, laste perede arengukava on ka juba nii-öelda lõpufaasi jõudmas, aga peagi jõudsime sinna, et kui me samal ajal tahame tegevuspõhisele eelarvele üle minna ja arengukavasid nii-öelda siis sisuliselt uuendada, et väljakutse on natukene liiga ambitsioonikas, aga iseenesest kuna see kaetus on olemas, siis teatava sellise skepsisega saab neid rakendada, et tegelikult siin, kui nendesse teenustesse ja õigemini programmidesse sisse minna, siis on näha tegelikult ka nii-öelda kvaliteedi vahe, et kus me heaolu arengukava baasil on selgelt struktureeritud, mõõdikutega kaetud, pikaajalise vaatega tegevused, samal ajal kui meil laste perede arengukavas oli suhteliselt keeruline seda nii-öelda kaugemat visiooni sealt välja joonistada ja seetõttu programmid on ka võib-olla sellised, et formaalselt kõik on hästi, aga tegelikult see, kuhu me siis jõuda tahame, et ei tule seal päris hästi välja. Teine, mis on oluline eeldus ja võib-olla isegi tähtsam kui arengukavad on see, et kas sul on paigas meeskond, kes selle ära teeb ja siin meil tegelikult ei saa olla nii, et sul on ainult siis nii-öelda eelarve inimesed või sul on strateegid, et mis me teadlikult alguses kohe otsuse vastuvõtmisele võtsime, et see on projekt, mida peavad tegema nii-öelda strateegilise planeerimise inimesed koos eelarve inimestega ja koos välisvahendite inimestega ja see tõenäoliselt oleks saanud ühele või teisele selle kätte, et tee ära, oleks vaikselt ja rahulikult läinud. Nüüd oli kuid sellist madalamat või kõrgemat häält koridorides kosta, aga kokkuvõttes ta on niisugune balansseeritud pilt, et ta ei ole kaldu ei ühele ega teisele poole, vaid arvestab siis nii-öelda erinevate nende osalejate vaateid. See oli minu jaoks väga oluline. Ja kindlasti, mis siin juures, mis meil võib-olla selline meie puhul, et kuhu me päris ei jõudnud, on nii-öelda see analüütikute kaasamine, et millega ma üldse ei ole rahul, ma ei ole päris rahul sellega, et milline on meie siis nii-öelda mõõdikute maailm, et okei, et meil arengukavad, toredad ilusad mõjuindikaatorid on väga ägedad, aga kui me hakkame siin alla tulemustesse ja väljunditesse minema, et siis seal tegelikult on väga palju veel tööd teha, et täna ka, et ma oleks hea meelega tahtnud nagu 18-21 lisataotlustes
rääkida sellest, et nii, et me tahame jõuda sellele kvaliteedi tasemele, me tahame sellist tulemust saada, aga tegelikult ma räägin ikka rahast, et ma mingil määral saan öelda, et okei, et kui sinna rohkem raha panen, et ma mõne väljumid parandan ära, et järjekorrad vähenevad ja siis võib-olla see on hoolduskoormus, et siis nii-öelda ööpäevaringsete hooldust vajavate inimeste arv väheneb, kui ma nii ja nii palju raha sinna panen, aga see ei ole nagu päris kvalitatiivne pilt. Selleni me veel jõudnud ja paljuski sellest, et meil endal ei ole nagu see alates kulumudelitest lõpetades siis nii-öelda tegevusteni, et meil ei ole see kaskaad veel piisavalt hästi nagu paigas. Mis me kohe alguses võtsime endale nii-öelda aluseks ja millest ma proovin mitte nagu vasta morendada, et tegelikult me esimene samm ennem kui meil konsultandid tulid meid nii-öelda aitama, et me lähtusime enam-vähem samast loogikast nagu Haridus-Teadusministeeriumit, et me paneme oma programmid paika ja siis hakkame nii-öelda jagama ära sinna alla, et kuidas see arvestus toimub peaks hakkama, et alustame ülemisest faasist ja siis hakkame niimoodi toimetama. Tegelikult see oleks töötanud, aga ma kahtlustan, et see tulemus ja arusaadavus osapooltele, et oleks keeruline olnud, et täna on nii-öelda, et me tuleme alt üles ja me vaatame, mis on meie teenused, kuidas need kulumudelid toetavad neid teenused, et ta pikaajaliselt on nii-öelda siiski võib-olla paremat tulemust tagav lähenemine. Ja seetõttu ongi, et me lihtsalt ühel hetkel otsustasime, et nüüd me teeme teistmoodi hoopis ja tegelikult ega see pilt, mis on, ma arvan, et siin me nii-öelda selle kulumudelite tegemise käigus korrastub meil see pilt veel enam, et seda ei peaks nagu kartma, aga samal ajal, et kui me soovitati, et äkki me võiks pilooti teha, see ei tööta, et samal ajal sa pead tegema eelarvet ja siis kui sa midagi piloodid, siis kokkuvõttes sul ei tule nagu midagi välja, et kui minna üle, siis minna üle, et hakata nagu paralleelselt kahte süsteemi korraga tegema, see on tapper, et niikuinii me vaevu tulime sellest eluga välja siin eelmise aasta lõppu ja aasta alguse jooksus. Jah, et ma arvan, et see edasimineku puhul on, et kulumudelid on nagu võtmetähtsusega, et siin ma proovin oma majas ka, et teadvustada ära nii poliitika kujundajatele, et nad peavad nagu aru saama, et mis seal asutustes toimub, et kuidas moodi. Et nad ei pea nagu seda igapäevaselt nagu rannima, see oleks vale, aga nad peavad aru saama, et mis teenused asutuses on ja kuidas nii-öelda printsiibis see teenus kujuneb. Et ükskõik kuhu me satume Rahandusministeeriumisse eelarve läbirääkimiseks, siis me peame ise aru saama, mismoodi see teenus nii-öelda siis toimib ja millest ta koosneb. Ja tegelikult, kui ma nüüd mõtlen, et mis nagu edasi saaks, et tegelikult me oleme suhteliselt saime nii-öelda selle eelduste faasi enam-vähem paika, et tulevikuks mõeldes selle peale, mida teha oleks vaja, siis kindlasti on meil kiirkorras nii-öelda vaja need kulumudelid väga selgelt paika saada. On vaja meil nii-öelda mõõdikud paremini toimima saada, millele me väga palju ei ole veel panustanud ja kus meil on selline mingi ähmane ideoloogia, on see, et kuidas me siis nii-öelda neid programme reaalses elus kasutame omal juhtimisinstrumentidena, et tippjuhtkond alates ministritest, asekantsleritest ja osakonnajuhatajatest ministeeriumi tasandil kui ka siis allasutustes, et kuidas see igapäevane siis nii-öelda juhtimine välja hakkab kujunema. Täna mina olen selles faasis, kus ministrid on natuke skeptilised, et mis tulemust põhimõtteliselt, see on jama. Me otsustame siin ära, et kui palju kuhu raha läheb, et kuidas seda teadvust nagu viia samm-sammult sinna, et nad hakkaksid ise ka nagu seda väärtust nägema ja mitte rääkima nagu lihtsalt, et mul on tunne, et siin on hea raha panna, vaid see teadmiste põhisus tekiks
tekiks meie kaudu ja aitaks neil ka seda nii-öelda teadvustada rohkem. Kindlasti on võtmekoht see, et täna me tegime kiiruga nii-öelda oma programmid valmis, aga see ei ole hästi õige, et ma olen Pärtiaga ka rääkinud siin mitmeid kordi, et tegelikult meie valdkonnad on nii kattuvad, et me peame nagu hakkama seda vaatama, et kus need kattuvused on ja kuidas me nii-öelda siis seda programmi koostades saame nii-öelda teha ühisprogrammid, kus me ajame taga siis nii-öelda ühiseesmärki ja ühist tulemust. Ja mis sellega kaasneb tegelikult või mis peaks selle eeldus olema, et meil on metoodika nagu rohkem paigas, et ma arvan, täna on see selline üleminek ja võib-olla selline ajutine kaootilisus oli selles, et eks me kõik olime õppimisprotsessis, et kuidas täpselt me peaksime asju tegema ja selleks, et tekiks nii-öelda siis riigi silotornides sellised ühised silotornid, et selleks peab nagu panustama rohkem ka sinna, et sul on paigas nagu selge metoodika, sa ei saa lõpuni kõik ära reguleerida loomulikult, aga põhiprintsiipides see peab olema paigas ja väga hea oleks muidugi, kui sul on infotehnoloogiline tugi nii erinevate siis nii-öelda tarkvaralahenduste osas ka olemas, et mis on nii-öelda kasutajasõbralikud, et kui sul niikuinii on nagu see aeg põleb ja kui sa samal ajal pead siis nii-öelda maadlema erinevate infosüsteemide hädadega, et see tõenäoliselt võtab seda motivatsiooni vähemaks ja et kui ma mõtlen, et ma tahan midagi üheskoos teha, mis niikuinii on valgusalad üles, et keeruline, et siis sul seda nii-öelda kõrval olevat sellist administratiivset ja sellist bürokraatlikust võimalik vähe olema. See ei peaks sind segama, see peaks sind aitama. Et need kindlasti on võtmetegevused, kuidas me saaks edasi. Ma oma monoloogi lõpetan, kell on 10 ka. Jaa, tänud. Aga nüüd ma hea meelega annan sõna üle Hekimägile, et siis lähme tänase päeva sellest sissejuhatavast blogist, mis ma loodan, oli sellisele võib-olla suurema pildi tegemiseks ühelt poolt sealt teoreetilistest käsitlustest ja siis SOM-i spetsiifilistest näidetest ja vahetulemustest teile kasulik, et tegelikult need samad märksõnad tulevad siin korduvalt. Nüüd siis seda kulumudelite koostamise aluse teemablogidest pidevalt jookseb läbi ja see loodetavasti peegeldab teile kogu aeg tagasi. Et siis me plaanime niimoodi, et tunnikene on sellist esimest otsa, teeme sellise seljaselgituse ja teine plokk kuni siis lõunapausini. Ja kui teil jällegi on küsimusi, siis olge kätte.